Aegade ringid. Vene kiriku kroonika. Ring 41. maailma loomise aeg. Tähtede templi. Isadi Ruslan Varjol. Alates oma teenistuse algusest heade jumalate ees viibis Ruslan, Tarini lapselaps ja Mistislav poeg 2 kuud Taileta Ramhatis, Askardiiris. Kogu ülejäänud aja viibis ta rändamas Plovo pühapaikades ja pühakodades, kus ta isiklikult andis kõigile inglengidele pühapaiku ning valgustas Santijate ja Haratjate õpetustega paterdi Harja eelajaliku kohta, kelle asemel hiljem sai ülempreester. Santijate ja Haratjate seas olid õpetused ettevaatlikkuse kohta naabri Arimja suhtes ning keelud turgude korraldamiseks linnade ja kuufide läheduses piirilistes külades. Pidustusi keelatud pühapaikade, pühakodade ja kalmistute läheduses. Kõik pidustused pidid toimuma piirilistes kohtades. Ja veelgi enam on vastuvõetamatu korraldada pidustusi templite, pühamute, kindlustuste ja surnuaedade läheduses. Kõik pidustused tuli korraldada piiril, et arimid ei saaks lähedusse asuda. Seetõttu tuli piirikülade elanikele rajada kaitsealad piiripunktid. Aastal 5878 pärast Harja eelajaliku surma valis Vedik Ring Ruslani paterdiks. Seetõttu pidi kõigile piiriliste külade elanikele olema ette nähtud tõkete ja kaitsealade rajamine, ratsaväe ja jalaväe patrullide olemasolu. Samuti piiripunktide seadmine riigi piiridele kuni suure ajaga, mida nimetatakse Hiinaks. Aastal 5878 pärast Harja eelajaliku surma valis Vedik Ring Ruslani paterdiks. Tema korraldusel otsustati rajada paterdi Harja eelajaliku mälestuseks pühakoda Harja merekaldale. Pühakoda ehitati 3 kuuga kaunistatud nikerdatud krohviga ja rahva suure jõu abil loodi suurjumalate kujuring, mille keskel oli suur altar ja iga kuju ees väikesed altarid. Hoorumi ja pühakoda olid kõrguselt ringi aršin kuni telguni ja poolringist oli kupliga telk. Hoorumi pikkus oli 15 sajad põhja ja lõunapoolsetel külgedel ning 10 sajad idas ja läänes. Pühakoja koori sees oli palju kõrgendikke, pühamuid, kongi ja keldreid, aga keskmine pühakoda, kus oli perekonna iidol, allatr kiviga ja paljude jumalate ebajumalatega, Arshinhika. Aastal 5890 peatas Ruslan koguonna sõduritega Arimaani rünnaku. Slaavi 200 meheline sõdurite rühm peatas 3 päeva ja öö jooksul arimite 4-kordse ülekaalu. Ülempreester selga haavatud, kuid isegi noaga seljas jätkas ta poole tunni jooksul vastasega võitlemist. Slaavi sõdurite rühm, kuhu kuulus 200 meest, peatas 3 päeva ja öö jooksul arimite 4-kordse ülekaalu. 3. päeval lahingus sai ülempreester noaga selga vigastada, kuid isegi sellega, et tal oli nuga seljas, jätkas ta poole tunni jooksul vastasega võitlemist. Ja kui arimid nägid, et ülempreester võitleb noaga seljas, haaras neid hirm ja nad, põgenedes lahinguväljalt, karjusid, surematu toob surma. Pärast lahingu lõppu, kui arimid, jättes saagi maha, põgenesid oma territooriumile, jäid lahinguväljale lamama 10 ringi slaavi sõdalasi ja 230 Arimaani sõdalast. Raskeid haavu saanud paterdi Ruslan leiti Arimaani kehade hulgast. 4 kuud viisid kudejad tema haavu ravides, kuid isegi kui ta paranes, jäi tema vasak käsi liikumatuks ja ei suutnud tõsta mitte ainult mõõka, sest Ruslan oli 2 käega sõdalane, vaid isegi saapanuga. Aastal 5893 Harja pühakojas, kus viibis Ruslan sõdalane, saabusid draakoni rahvasaadikud. Et tuua kingitusi ülempreestrile ja küsida temalt luba karavanide läbimiseks kaugetesse maadesse, kui eril päike lamas. Sellega pakkusid nad 15 osa karavanist
kuid tingimusel, et karavani saadavad draakoni rahva sõdalased. Sellele vastas patriarh Ruslan Sõdalane. Meile piisab iga karavani 8. osast, aga sõdureid peale karavanijuhte ja karavanimehi ei tohi olla. Suure ajast kuni Ripei mägedeni saadavad ja kaitsevad karavane Valgevee sõdalased. Karavanijuhid peavad maksma iga sõduri eest. Sõdurite kohustuseks oli kaitsta karavane Arimaani rodade rünnakute eest. Ripei mägede taga saavad karavanijuhid palgata endale kaitseväe teistest riikidest. Karavanide tasumine peab olema ainult Horsarauas. Samuti määrati karavanide läbimise tähtajad. Alates kuust ja aastast toob Ramhat 3 karavani kuus nii päikeseloojangul kui ka selle tõusul. Karavanjuhid toovad hobustele toidu kaasa. Kui on vaja lisatoitu, saavad nad seda vahetada piiriäärsetes turgudes kokkuleppel nende piirkondade sugupeadega. Lisaks maksavad karavanjuhid iga 2 leiva eest kas 1 kuningajuure või 2 mõõtu valget tera. Suitsutatud või kuivatatud kala eest 2 tosinat, 4 kuningajuurt või 2 mõõtu valget tera ja 1 kurginahka. Soolakogus või kobras 1 peotäis soola. Suupiste, soobel ja kobras 2 peotäit soola. Kandke mett 3 pudaga, 5 kuningajuurt või 7 horsa hõbedat. Ülejäänud tuleb kokku leppida suguharude vanematega. Kaubavahetust peavad karavanijuhid tegema ainult piiriäärsetes turgudes, samas peab vein toimetama Harja pühakoja. Kui karavanijuhte tulevikus mingeid palveid tekib, siis vaatavad need üle suguharude vanemad. Harja pühakojas anti kõik vein väga oskuslikele ja andekatele meistritele, et nad valmistaksid väga kaitse ja väga tarbeesemeid. Suvel 589-45895 patriarh Ruslan Sõdalase otsusel paigaldati kaubateele 8 kivist asulat koos kooridega, kummardamispaikade ja altaritega, et karavanijuhid saaksid tuua ohvreid ja palveid oma jumalatele, olgu nad millise usuga tahes. Suure paastu ajal, suvel 5896, ründasid Arimaani rahvad Harja pühakoda, et varastada seal hoitud aarded ja vein. Arimaani sõjaväge juhtis Rodane Unlin ja tema kaasas oli pool pimedust. Samas kui Harja pühakojas oli pidustustel koos vanemate, naiste ja lastega kokku 1400 inimest. Arimaani rahvad ründasid varahommikul kuu ja aasta 32. Päeval, kui ülemises pühakojas veel teenistus käis. Naised ja lapsed peideti pühakoja, samas kui mehed asusid kaitsele, sest nad olid alati valmis rünnakute tõrjumiseks, olles pidevate Arimaani rünnakute tõttu harjunud. Ranniku asukohad ja eremitaasid kandsid relvi alati endaga kaasas ja ainult pühakotta või valguse paika sisenedes riputasid nad need seina peale. Keskpäeval, kui lahing oli oma haripunktis, süütasid Arimaani rahvad ovet koos viljakuuriga, mille leek üle kandus pühakojale. Uue päeva alguseks, kui järilopäike läheb puhkusele, saabusid sõdurid kaugelt piirilt. Nende silme ees oli täielikult põlenud pühakoda koos kõigi ehitistega ja siseõues. Oli kõik kuhjatud hunnikute ja kehadega. Hukkunute seas oli naiste surnukehi käes mõõgad. Üks sõdurite vahtidest teatas vojevodale Nestanile, Lubomiri pojale ja Isporovi lapselapsele, et Atarim ja suunas venivad jäljed vankritest. Vojevod läks jahti samal ajal, kui 30 tosinaga torm eesotsas preester Vildun Vinitariga jäi põlengu juurde. Kõik langenud arimid viidi suurele nõlvale, kus nende jaoks oli ette valmistatud suur koda ja kõik langenud rasikid pandi ritta põlenud aiaga, kus kokku oli hukkunud 250 inimest.
Tormisõdalased Vinitari korraldusel hakkasid põlenud pühakoda lahti võtma, sest keset põlengut koostusid laste hääled ja nutmine. Kui põlengu koht oli lahti võetud, vabastati peidetud käik, mis viis viimasesse alumisse pühakotta, kus suutsid varjuda vanad vanemad, naised ja lapsed. Kuberner ja tema saatjaskond jõudsid ootamatult jälitavale Roomale järele. Vojevodade korraldusel jagunes sõdurite rühm 3 ossa. Vasaku ja parema käerühmad olid 150 inimest, eesrindel oli 100 inimest. Väepealiku otsusega otsustati rünnata 3 küljest, kui arimid peatuvad. Niipea, kui arimid peatusid ja hakkasid puhkama, kostus igalt poolt hirmuäratav hüüd, vaar. Vaar ja nagu vaimud metsast ratsudel ründasid auväärsete rassirühmad. Riimi ei oodanud rünnakut. Relvastamata nad jooksid laagrisse, aru saamata, mis toimub, ja kukkusid surnuna alla noolte alla, mis lendasid 3 küljest, eest, paremalt ja vasakult. Arimid, nähes, et sealt, kust nad tulid, nooled ei lenda, pöördusid tagasi ja seal kohtasid neid tormiväepealikud. 3 tunni pärast jäi ellu 300 arimi, kes ise andusid vangi. Nende seas oli ka õlga haavata saanud Rodan. Unlin. Kõik reokid heaoluga saadeti tagasi. Paljudele neist pandi haavatud ja langenud rüütlid. Ka koos veokiga saadeti Unlin ja 4 tema väepealikku. Ülejäänud vangistatud harimidelt võttis väepealik sõna, et nad ei astu enam kunagi jalaga pühade maadele ja saatsid nad jalakäijana, relvadeta, tagasi Osvoja. Patdi Ruslan sõdalane hukkus, kaitstes naisi, vanureid ja lapsi, sest tema keha koos mõlgaga käes lebas 2 langenud sõdalase kõrval alumise pühakoja peal. Pärast seda, kui alumisest pühakodast vabastati vanurid ja lapsed, korraldas väepealik, et kliiki toidetaks. Sõdurid saatsid vabastatud inimesed vitisade juurde, kes lebasid kõrval ja veokites, et igaüks saaks võtta oma langenud sõdalase ja pidada tema üle suurt leinatalitust. 2 vedunat ja kudesnikud määrati Kunlinile ja tema väepealikutele, et nad saaksid nende haavu ravida. 3 päeva pärast suurt leinatulekut tulid kõikidest lähedal asuvatest kloostritest, skufidest ja asundustest inimesed Haaria pühakoja juurde, kes olid kaotanud oma lähedased, et pidada auväärne üks leinatulek kõigi langenud rassi eest. Haaria pühakoja sõdurite ja rüütlite hinged koos suure krodaga tõusid tule ja suitsuga vüri, kus Volhalla sissepääsu juures ootasid neid valged jumalad. Arimisse saadetud sõnumitoojad leppisid Arimanide suguvõsade juhtidega kokku Unlini ja tema väepealikute väljaostmises. Iga vangistatud inimese eest oli määratud järgmised nimed soola, veokid roostes korvides. Iga veokit võivad saata ainult 2 sõdalast, kellel on lubatud endaga kaasa võtta mõõk ja saapanoaga. Sel ajal, kui sõnumitoojad sõitsid Arimisse, toimus suure leinatuleku järel õiglane kohus 4 Arimanide vaenlase üle. Veikha otsustas, et vastavalt seadustele, mis tõid surma Egorile Arimovile, tuleb nad häbistada läbi Parjoksa lõikamise sugulaste sambal. Iga kannatada saanud naine, poeg või tütar, kes on alla 18-aastane, annab igale süüdistatavale 1 löögi. Oksaga ja annab oksa. Järgmisele. Pärast iga 200 lööki pidid kudesnikud tegema süüdistatutele haavadele balsami pakkumisi. Lööke tohib anda ainult seljale ja istmiku kohale. Pärast karistuse määramist ja häbistamise täideviimist anti kõigile 4 süüdistatavale võimalus juua unetavat rohtu, et ajutiselt leevendada nende piinu, sest pärast iga 400 lööki määriti pekstud kohti valge rohu balsamiga. Süüdistatavad magasid kaua pärast unetava rohu joomist,
sest kudesnikud soovisid vähemalt ajutiselt leevendada nende kannatusi ja piinu. Kui soolaveok kohale jõudis, lasti süüdistatavad vabaks ja hakati vahetust korraldama. Sel ajal tulid Taevski kloostrist naised, kes ei jõudnud alustada häbistamise karistust. Kui nad nägid, et vangistatud arimid antakse üle saabunud veokiga sõdalastele, tõukasid naised arimana valvurid kõrvale, haarasid Unlini ja 3 tema väepealikku, rebisid ühe soolakoti lahti ja eemaldades vangistatud arimidelt püksid, istutasid nad soola istmiku kohale. Pärast seda pöördusid nad väepealik Nještani poole sõnadega: nüüd saad meid karistada, kui su südametunnistus lubab. Aga väepealik vastas neile: kas see, mida teie hing teile ütles, on tõeks? Ja ma ei saa teie hingede üle valitseda, sest ainult Jumalad räägivad nende üle. Minge, naised, rahus. Pärast teda kogunes suur ring veditsi ja Belovodje, kus otsustati, et kuulus surmapäev, mil Patereti ja Ruslan võitleja langes ebaühtlases lahingus vaenlasega, tähistatakse igal järgmisel suvel 9. suure paastupäeval, kuu ja aasta 32. päeval, et õpetada suure rassi järeltulijaid. Kommentaarid 584058996 Tailet ja Ramhat, suve viimane ja esimene kuu. Kappen Inglingam, vaimulikud, preestrid. 32. patrista, 88. Aasta meie ajast. Tailet ja Ramhat, suve viimane ja esimene kuu Jaromad. Toppen Inglingidele, vaimulikele, preestritele. Kesköö, lõunamaa. Airimia iidne riik Hiina territooriumil. Ermitaažid ja skufid. Skrüüd asula, kus on kapis, skuf asula, kus on püha linnus. Piirikülad, piiriäärsed piirkonnad, kalmistud, esivanemate orud, kus on künkad tuha ja luude matmisjärgsete tuhastamisjärgsete kalmistutega kalmistud. Piirialadel spetsiaalselt määratud kohtades piiri ääres kavalusi punuma, probleeme looma, pühade jõudu tundma, sõjaväeluure tegema, tõkkeid ja takistusi rajama, kaitserajatisi ehitama piiri äärde, ratsaväepatrulle ja jalaväevalve vaatlusüksused. Suuraed, mida nimetatakse Hiinaks. Vanaajal nimetati Hiinat kõrgeks ajaks või kindluse müüriks, sestki vanaslaavi keeles tähendab ohvri, aeda, piiri ja tai tähendab kõrget. Näiteks Hiina linn Moskvas on nii nimetatud kõrge müüri tõttu, mis seda ümbritses, mitte hiinlaste pärast. Iidsetel aegadel nimetati Hiinat kõrgeks ajaks või kindluse müüriks, sestki vanaslaavi keeles tähendab ohvrit, aeda, piiri ja tai tähendab kõrget. Näiteks Hiina linn Moskvas on nii nimetatud kõrge müüri tõttu, mis seda ümbritses, mitte hiinlaste pärast. Aastal 5008, 178, 370. Aasta meie ajas. Šarjan meri, Vaikali järv. Lõigatud, ehitatud ilma ühegi naelata. Jumalate kummardamise ring, 16 jumala kuju, paigutatud ringi. Arsimide ring, 16 aršini või 11,38 meetri, poolringi aršin, 8 aršini või 5,69 meetri. Haromiinid suurepärase struktuuriga, see on tervik 12 jagatu 100 sentimeetri. 8 aršini või 5,69. Karomina, see tähendab suur struktuur. See tähendab suur struktuur. Sülda 1 sülla 213,36 tee. Põhjapoolsetel ja lõunapoolsetel külgedel, lõuna- ja põhjakülgedel, idas ja läänes, toad, pühakojad, rakud ja alused, palju ruume.
Jumaliku kuju Jumala kujukivist või puust altarikivi, püha kivi, altar, aršin kõrgus 71,12 aastal 5890, 382. Aasta meie ajast 12,12 sentimeetrit, 1,12 sentimeetrit, 1 sentimeeter. Aastal 5890. Aastal 382 meie ajast, aastal 5890. Aastal 382 meie ajast, aastal 5890. Pool tundi 45 minuti, sest slaavitund on võrdne 1 tunni ja 30 minuti kaasaegse ajaga. 10 ringi, 10 ringi, 160. 2 korda 3, 90, 540. Mõlemad käed on sõdalane, sest omab 2 mõõka. Suvel 5893, 5893, 385. Aasta meie ajast, draakoni rahva rodanid, vanemate suguvõsad Koreast. Päikese loojumise ajal, mis asub läänes. 15 osa karavanist, 15 144. 8 osa. 8296. Suurest müürist Suure Hiina müürini, Ripai mägedeni ja Uuraliteni. Siin kuni Urkaimani. Raudne hobune. Hõbe. Kuningas juure. Shenzhen. Valge tera. Riis. Kos. Korv. Metsiküüslauk. Metsaküüslauk. Katt. Vann. Tünn. 3 pudist 48 kilogrammi, 1 pud on 16 kilogrammi. Horsade kriivid, hõbedane, rahaline ühik, kaelakee. Toit, toidud, söök. Viin, toll, suvel 5894, 5895, 386 miinus 387 meie ajast. Stanovits, kõrtsid kultuskohtadega. 5895. 386 miinus 387 meie ajast. Laagrid, võõrastemajad koos palvekohtadega. Suvel. Pool pimedust, see tähendab 5000. 1 pimedus on võrdsed 10 000-ga. Pool tosinat ehk 5000. Ja 1 pimedus on võrdsed 10 000-ga ja 1 pimedus on võrdsed 10 000-ga. Seinarihm, koht sissepääsu juures, kus sisenedes jäeti oma relvad, riputades need seinale. Laud koos aitadega, majapidamishooned terade kuivatamiseks ja ladustamiseks. Uue päeva alguseks. Uue päeva algus iidsetel aegadel toimus õhtuse koidiku ajal. Volokus, vaasid, mida? Volok lohistab. 30 sõdalast. 36 sõdalast. 1 tosin on 12. Viri, taevane elukoht, puhtaim svarog. Kirkas maailmas, kus elavad edasi meie esivanemad. Norhala, jumalate elukoht. Koht, kus kogunevad sõdalased, kes on langenud isamaa ja õige asja nimel. Rahvakogu. Rahvakogu. Seaduste koodeksist. Suguvõsa õiguse kogukond. Häbi, see on avalikule karistusele.